kohe läks selgemaks, kohe läks paremaks. Nii, hakkame sõitma. Turul on minu väravast täpselt 190 kilomeetrit. Kell on praegu 5:30 ja olen ilusti graafikus. See on meie oma külatee siin. Vald on ikka lubanud mitmel aastal seda ära remontida, aga ei ole saanud neid auke kinni. Et ma arvan, et see meie tee peaks nüüd küll näete, kui vägevad augud siin on, et üks vabariigi kõige rohkemate aukudega tee olema, et võib-olla kusagil on mõni veel selline, ei tea, aga ei ole nagu ammu siukest läinud, näete, mõnusad löökaugud nagu paned nii, et ega muiku paned. Ja. Hommik on kiht sõita, mulle meeldib teid hommikul vara välja minna ja see turule minek on alati selline mõnus tunne. Ma olen seda turul nii palju käinud, ma ei tea, 10 aastat ja natuke rohkem vist olen käinud juba sinna Viimsi turule, et kui see kokku korrutada, siis vastu ma 500 korda juba on ära käidud juba, et äkki täna ongi juubelisõit, ega ma ka ei tea, et mine pagan tea, et siin on veel mõned viimased augud ja sõidan siit Iisaku majade vahelt läbi, kus mu kodutee välja viib. Kõik hakkavad veel pimedad. Et noormehed alles hakkavad koju minema, näete, veel lõpetavad pidu, näete, siin on, pole veel magama saanud, aga ühe päev lõpetasime valgab. Külasaun on juba kinni pandud, enam kedagi saunas ei ole, nii et ühe reede lõpeb, ei ole veel lõppenud, teise laupäev hakkab, et nii käib. Ja nüüd siit panen siis. Mulle meeldib Iisakus elada, Iisak on eriti viimaste aastate jooksul on Iisaku palju ilusamaks läinud, et ta on hea korrastatum ja siia on ehitatud erinevaid Päästeameti joone ja Krossi pood ja siin on Haagiste müük, Respo tegi siia ja selline hästi ilus elada. Iisak on sellise, mägine ei saa öelda, ta on selline künklik, asub oosi peal. Siin on enamus on see oos, on kruusamaa, aga siis ümberringi savimaad, et ega ta põllumaana pole kunagi väga hea olnud, aga ütleme, et selline looduslikult on väga ilus kant. Kohe jõuame Krossi poe juurde. Siin on pitsabaar, mis kahjuks käima küll läks ja käis mõne aasta ja autopesul on see uus ehitatud. Aga see pitsabaar millegipärast ta nagu läks käima, aga ta ei seisu ja nüüd ta jälle siin oli üks rentnik ja jälle ei mänginud välja ja see on koolimaa, see koolimaa lammutas nüüd maha. Vanasti isegi gümnaasium, siis gümnaasium kadus ära ja nüüd ehitakse see uhke väge põhikool. Ma olen seda projekti näinud, väga ilus asi on. Mulle meeldib see plaan. See on nüüd Krossi pood siin Iisaku vahel. Uus katlamaja. Vaatagi ilus on, eks ole. Kohe lähevad, et puud ka veel roheliseks ja tehti. See on nüüd Iisaku muuseumi. Muuseum oli 2 maja. Siin kellelgi on prügi vaja maha visata keset teed täna öösel millegi pärast, et ei tea, kas siis see on lasteaed, mis on korda tehtud ilusti. Siin on praegu vallavalitsus on lasteaed veel sees. Nüüd sõidame üle kõrtsikraavi. See kõrtsikraав on minu lapsepõlve mängumaad. Siin on saanud neid avipoegi püüda ja joosta ja turu pealt läbi käia ja kõik asju teha. Siin on apteek. Siin oli ka minu ema maja, minu lapsepõlve kodu, millest praegu mööda sõitsime. Ja siin oleme Iisaku keskväljaku, mis mulle väga meeldib, et siin on meie pood ja siin vanast metsamaadi majast ja politsei majast ja postkontorist, mis olid vanast Iisaku mõisa tellisest ehitatud ja midagi 1800 lõpus tehtud. Või 1900 algus, vabandust. Nüüd äge ehitus ja see ehitatakse kõik ringi siin. Nüüd tuleb uus vallamaja ja teenindusmaja ja siin on veel mõned vanad majad järele jäänud. Siit tuleb kiriku juurde üles tee ja see on Tamme öömaja. Tamme külaliste maja, mis on väga hästi käima läinud ja rahvasuus väga hiietakse seda kohta, kes siin käivad. Ja meie kliendid ka, kes restoranis söömas käivad, tihti siin siis
sise, see on Iisaku surnuaed. See on väga ilus surnuaed, on liivamaa ja hästi korrastatud ja minu arust üks hirmsad surnuaed. Siin on vabaduse mälestusmärk, mille minu õemees välja võitles ja üles pandi. Tema oli üks eestvedajatest. Siin on vana pastoridi maja, mis üks noormees korda tegi ilusti ja siin on nüüd on veel üks viimane maja, mis väga käest ära oli, aga jälle üks noormees on selle ära ostud ja hakanud ehitama ja hakkab siin töö käima ja nüüd siis olemegi siit Iisakust läbi ja näed, Iisaku lõppes. Nüüd paneme Tudulinna peale minema, siis teen jälle ühe väikse juppi, et näitab 5 kraadi külma, et niisugune mõnus sõit. Tuli meelde selline asi, et ma sõidan praegu seda Iisaku Tudulinna maanteed mööda ja see on niisugune sirge ja läheb siit soode ja metsade vahelt, aga ma mäletan ka seda vana teed. Siin oli viskas läbi Katpani ja Mädasoo ja niisugune vahepeal oli seal puuteed ja laudadest tehtud ja väga suured mudahaugud ja praegu on Iisakust Tudulinna 17 kilomeetrit. Vanasti oli Iisakust Tudulinna kaugelt üle 20 ja see oli üks isa sõber, ka minu sõber ja klassivenna isa Kase Magu rääkis, et ta mäletas, kui kunagi oli seal vist 60. aastatel kuskil sõitud tulekahju üle ja siis oli selle Sild 157 baasi tehtud tuletõrje autoga sõitud selle Tudulinna tee peal. Kiirus oli peaaegu 50 sees, ütles, et see oli meeletu kihutamine. Praegu ma lasen nii peaaegu 100 ja nii mõnusalt läheb, ei ole mingit meeletut kihutamist, et võiks veel olla, kui lubatakse, aga rohkem ei saa. Ja nüüd otse läheb see vana tee, mis läheb vana üle Roostoja silla läks. Nüüd otse vasakvalist läheb ja mina panen siis siit üle uue Roostoja jõe silla. Siin see vana sild oli puusild ja sellest on veel natuke midagi järel ka. Käisin üks päev seal kolamas seal eelmine ajal aastal, et see on väga kihvt, aga täna on mõnus sõita, täna on nüüd siis, et see turul sõita on ka. Täna on tee mõnus ja kuiv ja juba kisub juba natuke seda taevast valgemaks ja ega enam tulesid polegi vaja, siis on vahel lähed turule on väga kõva lumesadu ja väga kõva vihmasadu ja kõvad tuuled ja vahest on väga soe ja vahest on väga külm. Siin oli ka sai turul 25-30 kraadi ja on hommikul külma, ikka lähed turule, et lihad on pandud sinna niimoodi, et ta külma ei lähe kaup ja siit selle vana tee läks paremale säuhti ära, et nii on. Tänavast on kõvasti lageraideid tehtud siin tee ääres, siin on hästi soised maad ümberringi ja sel aastal on seda nagu võimalikult, ta oli külm talv ja on saanud seda metsa siin lõigata, et ma olen ise metsamees olnud ja metsa palju aastaid lõiganud ja metsapunktis kunagi tööl olnud ja minu jaoks ei ole see katastroof, kuskil on mets nulliga maha võetud ja tundub tõesti algul kole olema, aga läheb aasta-paar, näete, siin on täiesti värske lank ja aasta-paar ja sinna tulevad juba väike selline, istutakse puud peale ja te uskuge mind, et ma olen päris palju metsa ise maha lõiganud ja metsapunkti ajal, kus isaga veel koos käisime ja need kohad, kus siis oli lageraie tehtud, on uuesti suur mets peal. Ma ei ole küll nii väga vana mees, ma ütlesin üle 60, aga see mets on uuesti peale kasvanud. Tegelikult mets ei kasva nii aeglaselt, kui räägitakse, et tegelikult see ei ole katastroof, aga igal ühel oma arvamused. Et mina arvan, et kui metsa tuleb raiduda. Mul isa ütles alati niimoodi, et see mees, kes esimesel Eesti ajal metsa maha raidus, tuli uus Eesti aeg, raidus ta jälle metsa. Aga see, kes esimesel Eesti ajal oma metsa puid, kes silitas ja maha ei raiunud, tuli Vene aeg, raiuti mets maha ja tuli uus Eesti aeg, tal polgi midagi raiuda, nii et see on ka niisugune. Siit ma natuke see lõikama, ma panen Tudulinna tagant, siit saab otse kiiremini. Panen siit kaudu. Üks noor mees ehitas siia uue maja metsa sisse. Vaata, sulle tuleb elada küll, ei ole vaja Peetrisse maja ehitada. Võib siia Tudulinna ka maja ehitada. Vanasti Tudulinna lehmalaut. Nüüd on ta vist selle soomlase Timo käes ja
ja ta on ilusti, siin on puidutööstus oli vahepeal sees, aga ta siin ei tee praegu midagi, aga hoone on ilusti korda teinud ja ilus vaadata, et ega siin kahjuks ei toimu siin küll eriti midagi, aga ta on hoone korras ja nüüd sõidame üle Tudulina jõe või ei teagi, Avijõgi, ei ole Avijõgi, ei ole Avijõgi, kuskil on ta Härjaoja ja need on Tudulina vahel. Tudulina oli vanasti väga jõukas küla oli. Siin öeldakse, et igal majal on 2 kostent olema. Et kui ahju ei olnud, siis pandi peenide pealt, aga peab 2 kostent olema. See on Tudulina rahvamaja, ka vana eestiaegne hoone. Tudulina on ka korda tehtud, siin on palju vanu räbalaid ära lammutatud ja ka korda tehtud, et ilus vaadata, et kõik kuulub meie valla alla, kõik on Alutaguse vald. Ja siin on nüüd Tudulina kirik. Tudulina on nii äge küla oli, et Tudulinas on 2 kirikut tegelikult. Kuna kogudus läks oma vahel midagi nagelema ja riidu, siis see on nüüd uus kirik ja see on seal vana kirik. Tehti 2 kirikut kõrvuti. See on eestlase Jonn ja Kangus. Ja siin on nüüd, siin korratakse iga aasta sellist kontsert, oi, tee on libe, vaata, ärmas ja libe. Kergelt viskas praegu. Mulle tuleb praegu meelde see pianist, kes seda, mul tuleb pärast meelde, kes korraldab seda, kes Tudulinast pärit ja korraldab siin neid päevi. Ja seda muusikakontsert tahab seda taastada seda kirikut, aga ma panen igaks esisilla sisse, sest tee on natukene libe. Siin on Matsu talu, see on ka üks Timo, üks soomlane, kes selle korda tegi. See on palju asju siin korda teinud Tudulinnas, tubli mees. Ja sõitsin siit praegu mööda, siin käib jahimehi ja mis siin korraldatakse. Siin on niisugune, vanasti on iga päev lahti ka, aga praegu ei ole, et tellimise peal sünnipäeva pidada ja natuke sööbida ja niisugune äris ilus koht. Ma olen oma sõiduk ilusti graafikus, kell on 5:49. Mul on nagu Tudulinast olen läbi, et seal on graafikus, et enne 7 tahaks olla Rakveres, et kell 8 või olla Jõelähtmel natukese varem, et seal hommikusööks süüa ja siis edasi panna. Aga ma ilmin selle tee nüüd, et tähtsamad kohad üles, siis on nagu endal kunagi mõnus vaadata ja teistel ka, et põnev. Mis ma siin ikka tee praegu sõidan, aga tee on mõnusalt libe. 5 kraadi on külma ja tee on ärmas ja täitsa mõnusalt libe, nii et panin silla sisse ja annan minna. Kuna ma sõidan läbi Alutaguse laante, siis peab ikka hästi ettevaatlik olema, kogu aeg jälgima seda tee äärt, et siin võid otsa sõita mõnele põdrale, et ei sõidaks otsa või kitsele või jäneseid on siin hästi palju, tihtipeale jookseb ja rääkimata rebastest, kährikutest. Olen ka mõne korra karuga kokku saanud siin tee peal ja tee ääres tõtt vaadanud, et siin on vägev loomapark. Ja praegu me oleme Tudulinna ja Oonurme vahel. Kui ma Oonurme jõuan, siis ma teen veel ühe jupi, aga Oonurme on üks kihvt koht, et koorimees ja dirigent Ants Üle on sealt pärit ja siis seal oli vanasti Eesti ajal väga suur, esimesel Eesti ajal oli väga suur kogukond. Seal olid viiuliorkestrid ja pasunaorkestrid ja oma rahvamaja ja selline väga tugev, vägev seltsielu. Midagi on praegu ka järgi jäänud, et korraldatakse ikka neid laulupäevi ja koori aastapäevi, aga rahvast on väheseks jäänud ja ega see pole enam see. Et seal vist, kas oli juulikuus tuleb Oonurme festival, kuhu kutsuti Lammastroosi ka siis toitlustama, et ma siis lubasin minna. Aga jah, tee on mõnusalt ärmas, et peab ettevaatlik olema. Tee on tõeliselt libe, et siin vahepeal on juba 50-ga ja 60-ga, et kurvide peal. Nüüd me jõuame siis Oonurme, mis ma rääkisin, et Ants Üleoja on siit pärit ja see on üks väga väge kultuuriga koht olnud. Siin vasakul kätt oli vanasti kultuurimaa, mis peale sõda oli maha põlenud. Siin on olen siin ümbruskonnas sõitud ja käinud vaatamas, siin on väga vägevad
vanad vundamendid ja sellised uhked talud olnud. Paremat kätt oli Koorea, mis muidugi on ka tühi, aga on hästi selline maakivist toone ja uhke olnud omal ajal. Siit läks vasakule tee Peressaarde. See oli tööliste maja, ma isegi olen uurinud, mis tööliste maja see oli, aga näete, selline maja on kunagi ehitatud siia. Siin praegu alati siin all nurgas üks aken põleb ka, et keegi seal ikka elab sees. Ja nüüd me sõidame siit Oonurmast läbi. See on ka veel Alutaguse vald, et siin on päris kena maja tee ääres ja kohe tuleb koolimaja. Koolimaja on küll kinni pandud, et näete, üks jänes pani praegu üle tee, näete, nägite. Et nii see loomajad siin käib. Ja siin on küll vist koolimaja seltsimaja praegu sees, et selline. Nüüd panen, järgmine on siis Mõisalill, järgmine koht, kus ma filmin jälle, see on üks ka üks, eks ma näita siis räägin, mis koht see on. Nüüd ma olen siin Tudulinna või Oonurme ja Tudu vahel ja siin on selline aiand. Kui keegi ütleb, et mis me siin maal teha, et töökohta ja tööd ei ole, siis näete, inimene on ehitanud siia aiandi, näete, kui palju kasvu on, et kasvatab lilli, see on merle. Ajati, kui mööda sõida, siis ma alati annan talle signaali ja kuulete, et ta kuuleks, et Jaak läheb turule ja õhtul on tagasi, annan jälle, et talle tere hommikut ja ütle siis head õhtupoolikut pärast. Ja siin vasakut kätte elab Lepassaar, Indrek Lepassaar. Tema on selline kodu-uurija ja paneb väga palju neid vanu pilte üles, mis siit Tudulinna ja Tudu ümbruses on olnud ja alati siukene, ma vaatan neid vanu pilte, mulle väga meeldib neid vanu asju vaadata. Et ta on siukene natuke kodu-uurija moodi mees. Aga isiklikult teda ei tunne, aga läbi Facebooki siis on ta nagu tuttav mees. Järgmine asul on Tudu, et siis ma teen jälle jupikese. Võt siin on nüüd, siit läheb Oandu ja Püssi, et see on paremale läks. Ta siit jupike läheb, siis ta jõuab välja sinna selle vana raudtee tammi peale, et see on pikk sirge tee. Vanasti käis see kitsarööpline raudtee, mis tuli siis, läks Mustvee välja, oli Avitorme Mustvee ja siis läks Rakveresse vist Sonda ja ei tea, Rakveresse ei läinud, ta läks Sonda ja sealt kaudu läks. Ma olen seda rassi käinud sõitmas nii autoga kui muude aparaatidega, vahepeal hästi kitsad sillad ja selline kiht koht. Aga mis ma tahtsin veel muidugi öelda, et ega ma ei ole praegu ainuke, kes turule sõidab, et kui te lähete päeval kuskile turule või laadale lähete, siis kõik need inimesed, kes käivad laadal müümas ja turul, kui te veel müümas, et kõik sõidavad praegu, osa sõidavad ju veel varem ja et paremaid kohti saada ja kohale jõuda ja osad lähevad ka vahest juba õhtul lähevad kohale ja kuskil seal suvel ööbivad autodes, ega see ei ole lihtne tööd, et sa pead ikka olema kogu aeg pikad tööpäevad ja oma kaupad assima ja telke üles panema, see on tõsine tegemine, et kui te lähete kuskil laadale ja näete, et seal keegi müüb, et vaata, kui kallis on see, mis ta müüb, siis tegelikult seal on kõik suur töö, et see kauba valmistamine ja laadimine ja koha üles sättimine, need telgid ja letid ja see on, mina ei ole seda kunagi teinud peaaegu, minul on alati omas müügipaviljon, aga see on suur töö. Nüüd ma jõuan Tudusse, et siin on olnud kunagi tuuleveski ja siin esimene maja vasakalt on kohe müügis, kes tahab maja osta, siis tulge ostke maja omale. See on vana asula, see on mingi 1000, kohe on see number kuskil tee ääres. Millal ta? Siin pani kooliva minu teda kinni, nüüd on see peaks olema Vinni vald siin. Siin on vana puukirik, ma ei tea, ma arvan, et see vist ei tööta. Aga see oli vanasti Rakvere metsakombinaati Tudu metsapunkt. Siin oli saeveski ja näete, siin on need valged majad. Neid on Iisakus, neid on Avinormes, neid on Sondas, need on iseloomulikult metsapunktile. Ja need majad, paistab, et siin keegi eest enam ei ela sees, et siin on mõnel pool põõsas uksete kasvanud ja teate, kõik aknad on terved. Keegi pole need ära lõhkunud. Ma siin õhtul vahest vaatan paaris aknasi, kui oleks tuli ka olnud, aga et keegi pole neid siin lammutamas, et need majad on terved. Et selline kultuur, see on kultuur, kui majad on lõhkumata ja saavad tühjalt. Järgmine punkt on siis nähtavasti, kus ma filmida on Rakver,
et siin, vahepeal tuleb veel midagi, tuleb ikka midagi, jah, siis ma veel midagi räägin. Vaatagi palju silopalli on põllu peal seal taga. Et see põllumees ei tea kunagi, kui palju, kui pikk tuleb see talv, et oli siin ülemöödunud aasta oli suur toidupuudus, oli söödapuudus loomadele, sest oli kehv suvi ja hästi pikk talv ja hästi vara hakkasid loomad ütleme, et lauta ja pidid neid hakkama söötma. Siis sel aastal oli niimoodi, et mul omal lambad olid veel detsembri lõpus, panin esimesed heinad ette, kui olen pannud septembri alguses. Ja kui sõidad mööda näete siin need kasvhooned, siin üks tubli peremees kasvatab vist kartulit praegu kasvhooned, muidu siin oli tomat ja kurk oli, aga aastaid on need kasvhooned siin tee ääres olnud. Et jah, et seda loomasööta, kui sööta igal pool, mida esimad ringi on hästi palju, neid silorulle tarvitamata sel aastal, et jälle järgmine koht, et sa kunagi ei tea, mis tulemas on, aga varuma pead. Ja see kõik on raha, mis siin on, see kõik on kile ja töö ja niitmine ja nüüd on veel see, et nad on sul põllu peal jalus ka. Kui neid vaja praegu ei ole, nad on enam-vähem ka järgmisel aastal tarvitavad enam nagu 2 aastat silo nagu ei sobiks anda, aga võib-olla anda, kui hea kuiv silo on. Aga sa pead ütled põllu pealt ära tooma, nad on sul jalus ja see on veel üks töö, üks kulu on veel juures. Sa pead ütled põllu pealt ära tooma. Et ei saa ju jätta, ei saa niita ümber põldu hooldada või heinemaad hooldada, pead nad ära tooma, panema nad tee äärde virra, kui jälle ruumi võttavad, et see on paras ruum ja kui nad ütleme, et siis ka vanaks saavad, siis sa pead kõik selle kile ümbert ära lammutama, selle võrgu maha võtma ja siis saad temast kompostid jaha või sõnnikusse panna, aga need on suur töö, et ei ole see põllumehel elu ka niimoodi ette arvestada kuidagi moodi, et jah. Ja siin vasakut kätt üks noor pere sätib, kas noor vanaga, ma ei tea täpselt, aga näha, et siin oli vanaks kõrtsi koht vist oli. Kogu aeg midagi ehitas, kogu aeg midagi tehakse, et selline hea vaata, kui keegi teeb siin maal. Üle Kunda jõe paistab olema selline, võib ei tohigi rääkida, et siin on tihti peale autod seisavad ja poisid käivad kala püüdmas, et siin tundub, et siin on seda forellikest sees, et kaks kurvi ühele poole ja pärast teisele poole ja see Kunda jõgi vahepeal. Oleme siin Põlula kandis. Paremal jääb Põlula. Siin on nüüd mets paremal ja vasakul pool hästi uhked puud, suured puud, aga see on näha, mis tegelikult me rääkisime lageraidest ennast, siis siin on nüüd see mets hooldamata. Ma ei tea, miks ta hooldamata on. Siin on katkiseid puid ja kuivanud puid ja selline räga, et siin on seda putuga kahjustust ja tegelikult on ikka niimoodi, et kui see mets on küps, siis ta tuleb raiduda, sest see on emotsioon, aga majanduslikult ei ole see tark, kui üks näete siin paremat kätt on praegu selline räga. Tegelikult see peaks olema läbi raiutud, see on küps mets, see on valmis mets, siin on palju kuivikuid ja tuulega kukuvad siia tee peale ja näete midagi räga. No hooldamata mets, see ei ole õige asi tegelikult, aga nii arvan mina. Nii, esimene auto tuleb vastu, et vaata, ma olen sõitnud nüüd 100 kilomeetrit sõitnud ei ole küll, aga olen sõitnud hulk kilomeetreid ja esimene auto, kes ma ela heas kohas. Et see on enamus inimestele siin, rääkimata Aafrikast, aga Euroopas on see on võimatu, et sa lähed teele, sõidad 60 kilomeetrit ära ja siis tuleb sul esimene auto vastu ja nüüd ei tea, millal see järgmine tuleb, ei tea. On ju mõnus koht elamiseks. Ummikuid siin kuidagi tekkida ei saa. Nüüd paremale keerab Põlula peale. Seal Põlula juures on elab üks selline mees, keda ma põgusalt tunnen, on Hillar Pulk, kes peab piisoneid ja kellel on Iberico-sead ja kes teeb juustu ja selline peab oma saluuni seal ja selline väga huvitav inimene, et teil on väga huvitav mõtted, käib Hispaanias õppimas erinevate vorstide ja sintkide tegemist ja selline hästi põnev tegemine. Ja need piisad, mida kohe tee ääres näha, kes ta vaata, näete, auto number 2 tuleb vastu. Kõva sõna, eks ole ju. No nii, siin on nüüd üks uhke lüpsilaut enne Rakveret. Ja näete, siin on ka suured põhurullid on kasutamata. Aga kohe jõuan Rakveresse
ja näete, see on vetikuvarm. Rakvere ka kõvasti siin arenev, väike arenev linn, vist ainukendest väikelinnadest, võib-olla mõni on veel, ei tea, et aga siia läheb nagu silma järgi vaadates, on tulnud siia neid uusi väikseid maju juurde ja niisugune kenad uued majad siin on vahel pool teed, näete, siin natuke maigu paistab välja. Aga nüüd, et selleks, et Rakverest läbi saada, siis tuleb läbida nüüd järgmised. Ma olen lugenud, aga vist on 7 või 8 ringteed, et siin on nüüd väga kihvt see hakkame kruttima, hakkame nüüd vinti peale keerama, et paneme üle mida ringteid. Aga mis sel suvel, näete, siin on näha ka, mis ma vaatasin, et oli selline, et need ringteid remonditi ja ma ei saanud aru, miks pärast, et kas tehakse ringteed siis nüüd ringi või milles see asi on. Ja siis ma saan aru, et üle ringteede tehti sellised otsesõidud võimalused. Ja siis ma küll mõtlesin selle küll oma peaga välja, kas see nüüd on õige või mitte. Ma siin kohe järgmise ringtee peal näitan ka, et see on nüüd, ma ei tea, kes siis seda rahastab või kus see idee on, aga ma arvan nii, et see on võimalus kohale tuua neid tuugeneid, neid propellereid siia üles hakata panema ja neid pikkade nende suurte tiibade ja labadega sõitma hakata, sest ma näitan järgmise ringtee peal näitan ka, et no milleks selline variant ikka küllap see tuugenite jaoks, võib-olla mul pole ka õigus. Järjekord on ringtee ja Aleriksi bensiinijaam. Vaatan, mis hind siis on bensiinijaamas, siis näete, diisli hind on 2 euri ja 0,9 sentile. Ja näete, siin ringteel on ka ilusti näha. Näete, otse, see märk saab ära võtta ja siit teeb otse tee. Ja näitab, on võimalus keerata nii vinni peale, vilde peale kui otse sõita. Nii et mis nad muud on, kui et võtama pikki veosed hakata vedama, aga et neid tuugenid siis, näete 2 tuugenite vastast, nende reklaam on siin väljas, et sõna on vaba. Aga muidugi, mis need tuugenitesse puutub, siis ma tõesti ei saa ühest asjast aru, et kui põhitarbimine sellel elektril on siiski suurtes linnades, siis mille pagana pärast neid tahetakse sinna meile Ida-Virumaale panna ja Iisaku ümbruse Tudulinna mäe peale ja siis pange nad sinna Tallinnasse omale, pange Pirita rand, vaadake see Pirita rand, kui vastub merele lahti ja sinna see Lastamäe kallas ja sinna kõik panna nad püsti, see Viimsi poolsaar ja Naissaar ja pange need tuugenid sinna, siis jääb nii pikki liine ei pea ehitama ja siis küll meie saame siin oma vooluga isegi hakkama natuke, siit tuleb Narvast, et tea, kus palju meil siin kulub, eks ole, ikka põhivool kulub ikka või elekter kulub ikka Tallinnas ära, et miks te neid siis tahate meile siia panna, näete, järjekordne ringtee, see on 3. ringtee. Ja näete, jälle on see ümber ehitatud ringtee, kus on kividad otsa, see märk võetakse ära ja siit saab otse sõita, et kellelgi on see plaan olemas. Aga ma ei ole kuulnud, keegi oleks ütelnud, et see on Taaravainu linna osa. Et selline plaan on, et selle pärast tehakse, aga see hulka tööd tehti siin ära, kõik need ringteed tehti, suvel tehti ringi ja et niimoodi on. Palju helistas mulle Toomas, see on vorstiabis, ta mu edasimüüja ja hea sõber ka ja kui ma siis turule sõidan, siis me hommikuti veedame aega sellega, et temal on klapid peas ja teeb oma köögis ja seal ütleme, vorstiabis tööd, teeb praade ja suitsetab kala ja mis ta kõik teeb, on ju. Ja siis me saame oma vahel rääkida, et tema tööb hakkab ka kella 5 peale, et ta on ettevõtja ja see ettevõtja elu on siis selline. Aga näete, nüüd tuleb järgmine ringtee, see on siis nüüd 4. ringtee. Et veel ei ole ringteede puudus. Ja jällegi on see nooltega märk ja siin on ilusti kivi maha pandud. Varem oli seal lillepotid ja põõsad võeti ülesse ja pandi otse sõitmise võimalus. Keegi ju korraldab seda ja keegi annab selle käsu, et teeme nad ära. Et see on kõik planeeritud, see kõik on planeeritud. Nii, saabume 5. ringteele. Ja paistab 6. ringtee. See on 6. ringtee. Aga see on veel ehitamata, huvitav, kas siit saab niisama läbi või?
küllap saab niisama läbi pöörata, siin on vahel pool põld ja küllap niisama, siin pole vaja siis järelikult otse 7. ringtee, 8. ringtee, natuke tühja on Põhjakeskuse park. Tulete päeval siia, siis ei mahu siia kuskil autot panema, aga praegu on, pane kuhu tahad, pane või põigiti. Rakvere sai läbi, kell on 6:35, olen igatepidi graafikus, 8 ringteed on ära tehtud, nüüd järgmine ringtee on Haljalas ja siis juba kiirele teele. Nüüd sõidame mööda ärimees Oleg Krossi majast, kes on üks väga vägev vend ja äge ärimees ja siin Rakvereks üks kuulsamaid mehi või kõige kuulsam mees, ma arvan, kõige kuulsam, kõik teavad Oleg Krossi. Ja mulle ta ka väga isiklikult ma ta ei tunne, aga ta on mulle väga sümpaatne ja tema need mõtted, mis ta räägib, tühja juttu räägib õiget asja. Et kui tema juhiks juba meie riiki, tema mõtted saaksid rakendada rohkem, siis me läheksime kõigil palju paremini. Aga üks väga tubli mees. Nüüd ma pika juppi kohe ei vilminud, nüüd vilmin jälle, et Haljalast keerasin siis Narva-Tallinn maanteele, vanasti oli Petermäe Tallinn, nüüd on Narva-Tallinn maantee, vist on korrektne niimoodi. Ja see on kaherealine tee kummaski suunas. Varsti pannakse 110 märgid üles, saab veel kiiremini sõita. Ja nüüd olen juba Kuusalus. Nüüd ootan hommikusööki, ma lähen Jõelehtme bensiinijaamas, käin alati hommikut söömas. Kodus ärkad, siis süüa veel ei taha, aga siis ma lähen teen Jõelehtme bensiinijaamas ühe pudru ja kohvi ja võileiva, et sinna enam palju maad ei ole. Praegu on Kuusalu, siis tuleb Kiiu ja siis ongi Jõelehtme. Ja olen ilusti graafikus. Kell on 7:11, olen graafikus. Siis nii nagu Viimsisele liikles, et Tallinn paistab, et teletorn on kaugelt näha ja kohe tuleb Jõelehtme bensiinijaam. Nüüd ma olen hommikusöögile, mida ma olen nüüd juba 5 nädalat peale oodanud, et õõnes tunne, tahaks süüa natukene saada. Võtan kohvi ja olen ilusti graafikus, kell on 7:21, et lähen sööma ja siis teeme veel jupi ilmi. Minu hommikusöök võileib, kohvi, pudru, kõht täis ja minu täna esimene prügi toodetud, et iga kord, kui kõhu täis söötsin, siis mõtled, või söötsin, et siis mõtled, et kas peab nii palju prügi tootma, äkki saab kuidagi teistmoodi ka. No nii, uuesti teele. Eks on natuke imelik on, kui mõelda seda, et mul on siin terve 18 toitu ja kaupa ja salat ja kõiki asju, aga lähen bensiinijaamas, käin söömas. Aga tahad midagi muud ja see teistmoodi ka, et ega ei taha seda niimoodi siin. Et nii on mõnus lihtsalt. Ja muidugi, mis selle bensiinijaamas käimisega on veel üks asi on see, et mis on väga tähtis selle turumüüja juures, kes ma olen muidugi, on väga tähtis see, et sul peab olema väga hea põis. Sest praegu ma käisin siin tualetis ja järgmine võimalus on kell 3. Ja see on turumüüja üks väga tähtis omadus, et tal on väga hea pidavusega põis. Nii et aga nüüd uuest teele ja tuld. Tell on 7:45, olen igati graafikus. Ma pean olema vähemalt enne turu algust tund aega seal. Siis ma jõuan kõik kauba maha võtma, selle letti panna ja muidu ma jään saunanaiste kätte või ostjate kätte, nagu öeldakse, et nad tulevad tükkvad varem ja siis läheb juba asi keeruliseks, et üles panna ja müüa, et pean nüüd natuke kiirustama, et õigel ajal kohal olla. Aga varsti vilmi veel. Maardu järvel on jää veel peal, aga näed, kajakat kannab. Aga kalamehi pole, nii et elektrijaama korsten paistab ja kohe varsti keeran maha siit suure maantee pealt. Siis vaatame edasi. No nii, nüüd keeran maha suurelt teed siia Iru elektrijaama taha. Ja väike aps on ka täna hommikul olnud, et eile käisin tankimas ja panin gaasipaagi, panin
gaasi täis, nimelt mul auto sõidab gaasiga ja bensiiniga. Ja olen unustanud selle ümber üritada, et ma olen nüüd oma bensiinipaagi sellel kallil bensiini hinna ajal peaaegu tühjaks sõitnud, et tavaliselt ma teen seda gaasiga, mis on tunduvalt odavam, aga no nüüd läks niimoodi, et esimene siukene kulu on täna tehtud, mis ei oleks pidanud olema, aga ei ole hullu. Ja kui vanasti siit Iru juurest ära keerasin, siis oli siin tükk tühja maad. Sinna Iru Ämmani peaaegu välja sõita, siis kui ma uuesti alla keeran. Siis näete, nüüd on siin ehitatud tootmishooneid, kuusatoonet, mis logistik ta oli siin, millest palju räägiti hiljaaegu siin või mõni aasta tagasi ja Star Logistik ja selle hoone siin on ja siin on veel palju siukse asju ja elumaju on siia vahele ehitatud terve linnaosa ja neid üldse ei olnud, et ma näitan pärast veel, kus Tallinn on kasvanud juurde, et uskumatult kiiresti ja tulnud siia vastu, näete, seal tulevad jälle nüüd on see on üks tootmishoone või laohoone, mis ta on, see SL34, see vist on laohoone nähtavasti või mingi tootmine, ma täpselt ei teagi, mis ta on. Et andeks minu rumalus, aga siin on seal taga on nüüd läbisegi, siin on nii tootmised kui elumajad ja näete, siin on kõik uued hooned ehitatud, neid ei olnud siin. Et Tallinn laieneb, et kogu aeg tuleb lapsi juurde Tallinnas, hästi palju, hästi produktiivselt toodavad lapsi ja rahvas tuleb juurde ja see muidugi on nali. Tegelikult nad tulevad meie juurest ära siia Tallinnasse elama ja nendel on palju ruumi vaja, et võt niimoodi. Ja bensiinihind tanklas on 2,001 diisel. Ja see bensiin, mille ma nüüd paagi tühjaks sõitsin, on 1,819. Jah, no nii, et okei, varsti veel ühe jupi. No nii, nüüd sõidab juba siit Lasnamäe pangast või kaldast alla ja oleme juba peaaegu eesmärgi väga lähedal, et sõitsime vahepeal siit uute elamurajoonide vahet jälle läbi, mida jälle varem ei olnud ja nüüd kohe tuleb veel üks rajoon, mida varem ei olnud ja võt neid maju ma ei mäleta, neid vist oli olemas, kui ma siin käima hakkasin, aga viimase 10 aasta jooksul on jah, see Tallinn väga palju juurde kasvanud, et siin on veel üks vaba põld, kuhu vahepeal kindlasti tuleb see pärast täis pannakse maju. Aga näete, seal on juba kõik uued majad peal. Ja see hull vend jalgrattaga tuleb iga kord vastu, kui ma lähen turule. On see laupäeval või on see pühapäeval? Või see ikka laupäeval, aga on see talvel või suvel? Suure külmaga, 25 kraadi oli külma. Ta tuli ikka selle jalgrattaga vastu, nii et ma iga kord näeme. Eks tema mind ka näeb, aga mina panen ta küll tähele, et täna tal ei olnud tuld ees, muidu tuli vilgub pimedas hommikul vara tuleb kella 8 ajal väntab vastu. Tavaliselt me saame temaga kokku see Pärnumäe surna juures, aga täna olen mina varem või tema natuke hiljem, et saime siin kokku. Et kui hommikul hakkasin oma kodutee peal sõitma ja näitasin, kui palju seal neid auke on, et kõik augud jäänud kindlasti ka pildile, siis siin Tallinna, siin tänavate peal on tehtud vastupidi neid lamavaid politseinikke järjest, et ei oleks mugav sõita, pead nüüd üle nende hüppama siis. Kas alt läbi või üle selle. See pidi see kõige madalama auastmega politseinik olema, kes siin pikali maas on praegu, et jops üle ja teise poolt jälle alla. Aga juba paistab siin nende puude taga on meri, et tähendab seda, et ma hakkan kohale jõudma. Näete, siin kui ka Viimsis ka lihapood on, siin uhke lihapood on siin, aga mahub minu liha ka veel siia Viimsi ära, et see on, nüüd on kohe ka meri paistma ja mere pealt on näha, et kuidas tänane müügiilm tavaliselt on, et täna on meri suhteliselt rahulik ja natuke virvendab. Vahes on ta väga möllab ja on valged lained ja siis tead, et see tuul tuleb sulle otsa sinna sellesse müügipaviljoni sisse ja siis on väga külm ja vastik müüa, aga täna tundub, et on okei. Ega see tuul on läänetuul või idatuul, et idatuul mulle sobib ja läänetuul siis tuleb otsa augus sisse jälle, et
Niisugune, see on väga oluline, millise ilmaga sa turule saad, et see on väga palju komponente on selle turumüüja jaoks, mis on eluliselt tähtsad ja teevad selle elu mugavaks või ebamugavaks. Aga kohe keerame turule, kohe näitan. No nii, 190 kilomeetrit saab kohe täis. Ja olengi, näete turul, näete silt, taluturg. Osa müüjaid on juba kohal, võtavad oma kaupa maha. Nüüd ma teen kui vasak pöörde, panen märgi alt sisse, sest nii on mugavam. Väga nõmesat teravast nurkast tagasi pöörata. Ja näete, minu müügipaviljon on see valge putka siin. Ja kohe ma hakkan siin kõvasti nüüd kohe tööks. Nüüd ma hakkan seda kaupa maha võtma ja üles panema. Näete, meri on selline. Siin muuseumi õue peal see asi ongi. Et varsti teeme veel ühe filmi. No nii, need autod muudkui vuravad. Tulevad turule müüjad. Plats on veel tühi. Ettevalmistus käib. Tere hommikut! Näete, kui tühi see lett on. Kohe see lett saab täis. Nüüd on lett kaupa täis. Läheb müügiks. Et kõike on. Ja palju lambanahad ka välja. Kas tuulduvad. Ja turg juba võtab ilmet. Juba esimesed ostjad tulevad. No nii, nüüd tänane päeva müük on tehtud. Kell on natuke enne kella 3. Sain uuesti oma tühjad kastid ja järele jäänud kaup peale ja läheb koju sõiduks. Nüüd 190 kilomeetrit koju, et ega siin rohkem midagi ei ole. Anname jälle Merle Lõunurmest signaali ja saame Iisakusse. Nii et 3 tundi, 2,5 tundi sõitu nüüd. No nii, nüüd jõuan jälle Rakveresse. Tuleb ära teha need 8 ringteed ja siis saab keerata kodu poole juba sinna Rannapungeri maanteele. Olen jälle Põhjakeskuse juures. Nüüd on parkla muidugi autosid täis. Aga kusjuures autosid on suhteliselt vähe. Vahel on ka väga täis. Täna neid tühjeid kohti ka, aga ei tea millest see on. Küttehind on vahepeal langenud. Hommikul üle 2 euri, nüüd on 2 euri või 1,999. Et elu läheb odavamaks. Et kuidas homme on. Aga noh, nii on. No nii, minu turureis hakkab siis tänaseks lõppema. Iisaku uuesti paistab, mille üle ma tunnen väga suurt rõõmu, sest mulle väga meeldib Iisaku, mulle meeldib väga Iisakus elada. See on minu lapsepõlve kodu oli siin ja ma tean kõik igat nurka ja enam igat puud ka siin pargis igal pool. Ma siin nii palju igal pool käinud ja sõitnud ja olnud ja sõbrad on olnud siin ja edasi. Ma olen väga-väga rahul selle Iisakus elamisega. Ja jällegi, kui tagurpidi tagasi näete, jälle on surnaed ja jälle on kirik ja jälle on Tamme öömaja ja külaliste maja ja jälle on ehitus, mis parasjagu poolel on igas tore torn tuleb siia, kellatorn tuleb siia, näete, see kõrge. Tuleb vallamaja ja teenindusmaja ja et siin oli Iisaku keskus, Iisaku keskplats. Ma arvan, kui see kõik valmis saab ja valgustus ja haljastus, siis saab väga kena olema. Et olen tagasi kodus. No nii, kohe teeb minu tee ots. Näete siin tee ääres kollane silt. Restoran avatud. See tähendab seda, et meil kodus on Lammasroosi restoran on avatud. Ja see keelab siit sisse. Nüüd ma pean jälle selle kõige auklikuma teejuppi siin kilomeeter maad ära sõitma. Näed, kus auto hüppab. See on üks kraav teise otsa, üks muhk teise otsa. Ja siin on ka nüüd see jälle see kõige madalama astme politseinik, kes on nagu auastmed kõige madalam on jälle see pikalt. Ma nagu oleks siin vähe auke, see ka veel siia tehtud. Ja nüüd siis olen. Näete, seal patsab ees kollane lipp, see tähendab seda, et lipud on mul nagu meremärgid pandud, et inimesed
kes siis tulevad meile külla või tulevad meile sööma või restoranis käima, siis näevad, et üks kollane lipp ja teine kollane lipp ja ühe lipu juures nagu mere peal paistab teise lippu, vaata kui vinged augud on. Vaata, see on küll nüüd. Me oleme neid ise lappinud siin naabrimehega, enamus küll naabrimees on lappinud neid siin, aga ikka siitatakse need augud tühjad, näete järgmine kollane lipp paistab seal. Et kohe näeme, kui palju meil siis autosid seal on, et täna vist on päris palju rahvast restoranis. Ja restoran on päris populaarseks saanud, mille üle on küll väga hea meel. Et paigutid vaatad juba liiga palju käib rahvast, et mis saab siis, kui tuleb suvi veel, et kui nüüd kodu paistab. 190 kilomeetrit on 2 korda nüüd sõidetud, 380 kilomeetrit on tehtud, aga kusjuures näete, kui palju autosid on. Aga see turul käik annab jõudu ja mõnusad inimesed ja see suhtel mulle väga meeldib, et siin autorodu ja meie mänguväljak ja restoran ongi siin ja kohe kindlasti on üks auto pannud ennast ukse ette, et ma saan nüüd oma kauba maha, ma saan see ligi küll, jah. Näete, vaat selline olukord on praegu. Ja näete, juba Jane ootab seal, tema täna abis ettekandjaks meil. Nii et reis on tehtud.